17. mail toimus Jõhvi vallavolikogu korraline volikogu istung. Jõhvi vallavolikogu esimees Niina Neglasson valgustas telekanalile Liites toimunud istungi tähtsamaid küsimusi. Üks tähtsam punkt on lisaeelarve vastuvõtmine, mis on kogumahus siis 2 392 000. Ja seal on tegemist erinevate kuludega, erinevate projektidega, on sihtotstarbeline raha ja projektidest võib-olla kõige tähtsamad, mis ma praegu nimetaksin, on siis Pargi tänava rekonstrueerimise projekt summas 935 700 €, siis kesklinna promenaadi pikendus kuni Ahtme piirini ja Jõhvi Vene kooli rekonstrueerimine, kuhu me peame lisama raha, milleks volikogu on andnud nõusoleku ja samas ka Jõhvi Vene põhikooli mööbli soetamine. Samas me anname ka loa vallavalitsusel laenu võtmiseks, kuna nii Vene põhikool läheb oma ehituselt kallimaks, kui me planeerisime ja me peame tagama siis oma osaluse. Tehti ka muudatus valla struktuuridesse. Valla struktuuriüksusse lisati sisekontrolli ametniku ametikoht. Vastavalt seadusandlusele peab sisekontrolli ametnik olema igas omavalitsuses. Kuna revisjonikomisjoni esimees astus tagasi, siis tuli valida revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees ja majanduskomisjoni aseesimees astus varasemalt tagasi, nii valisime täna ka uuesti siis majanduseelarvekomisjoni esimehe ja aseesimehe. Majanduskomisjoni jääb endiselt juhtima Meelis Tint ja tema asendajaks Aivar Surva aseesimeheks ja revisjonikomisjoni esimeheks saab Tamara Loigas ja tema aseesimeheks Martin Repinski. Vallavolikogu istungi päevakorras oli arutlusel 6 küsimust.